Tere päevast! Mina olen Viktor Muuli ja tulen Eesti Teadusagentuurist. Ja püüan siis oma ettekandes natukene käsitleda siis kahte aspekti. Üks on siis nagu see, et miks siis ettevõte üldse võiks teaduse abi vajada, ja teine on siis see, mis on siis suunatud otse nagu siis lõpptarbijale, ehk siis see, et kuidas siis teadusagentuur aitab siis teaduse ja ettevõtluse ühisosa leida. Et kõigepealt siis küsimus, et kas ja miks üldse siis oleks ettevõtetel vaja siis teadusasutustega koostööd teha või kas nad ise peaksid nagu siis teadust tegema. Et seda küsimust, miks on koostöö tegemine teadusasutustega keeruline ettevõtetele, seda on uuritud pikalt ja laialt ja tõepoolest, kui me hakkame nüüd mõtlema mõnele põhimõttelisele küsimusele, mis on siis see, et näiteks, et kui teadlane ei oska öelda, kui kaua aega tal ühe või teise probleemi uurimine aega võtab. Ta ei oska täpselt öelda, kui palju see tal maksma läheb. Ja mis kõige kurvem, ta ei oska teile isegi öelda seda, kas sealt lõppkokkuvõttes mingi positiivne tulemus tuleb. Teaduse puhul on paraku ka niimoodi, et ka negatiivne tulemus on tulemus, mis näitab siis seda, et kuidas ühte või teist asja siis ei saa ellu viia või kuidas siis ühele või teisele küsimusele siis antud meetoditega nagu vastust leida ei ole võimalik. Teaduse tegemine eeldab tihtipeale keerukat aparatuuri, mis siis tähendab ka seda, et see teaduse tegemine on kallis. Kui me võtame, et see on siis rahamahukas, ajamahukas ja tulemus ei ole nagu ka üleüldse nagu veel täpselt teada, siis no tõepoolest, kas siis selleks nagu on alati vajadust? Ja tegelikult alati ei olegi, et on olemas terve rida ettevõtteid, ettevõtluse vorme, mis ei ole teadusmahukad, mis jäävad alati lõppkokkuvõttes sõltuma ikkagi rohkem sellest inimesest, kes selle taga on. Teenindussfääris me võime küll selle teadus-arendustegevusega neid detaile nagu täpsemaks luua ja protsesse nagu efektiivsemaks muuta, aga noh, lõppude lõpuks näiteks kas või kokad, näiteks kas või juuksurid, et me võime ju saada juuksurist sinnamaani, et me töötame välja masina, mis lõikab kõigile meestele ühesuguse soojengu, kõigile naistele ühesuguse soojengu, et kas see nagu on eesmärk. Ehk jah, palju on räägitud täna juba ka inimestest ja ka siis inimesed on siis vaieldamatult kõige alus, sealhulgas ka siis teaduse tegemise aluseks ja üheks võimaluseks, kuidas siis nagu mõõta siis seda, et kuidas siis riigid statistiliselt on siis panustanud siis teadusesse, siis üheks selliseks võimalikuks mõõdikuks on siis see, et kui palju teadustöötajaid siis töötab tööstuses. Ja kasutatakse siis suhtarvu, siis on 1000 töötaja kohta. Nii, kas siit tuleb nüüd? Ei tule. Kas ma siit mingit täppi ka saan välja võluda või? See. Tuleb. Et siis te näete, et Eesti, ma olen siin värvinud kollaseks, siis Eestis, kus on meil ligi 3 teadustöötajat 1000 tööstussektori töötaja kohta, on siis võrdlusriikide kontekstis on väga madal, meie head põhjanaabrid on siis selle tabeli absoluutses tipus, ja siin siis üks võrdlus veel on siis Euroopa Liidu keskmine on siis pisut üle 6, ehk siis me oleme juba oma teadustöötajate arvus tööstussektoris ei ole meil põhjust just väga hõisata. Teine, mis siis puudutab ettevõtlust, on siis tootlikkus, on siis see, et kui palju siis tunnis siis ühe inimese kohta siis tootlikkus on. Ja kui me nüüd siin vaatame, siis jällegi Eesti on meil siin võrdlustabelis taas suhteliselt tagasihoidlikul kohal, jäädes siis sinna vähemalt 2 korda maha siis tublimatest.
Ja kui me nüüd need kaks graafikut paneme üheks kokku, siis kus meil nüüd siin vasakul teljel on meil siis tootlikkus ja paremal teljel, alumisel teljel on meil siis teadustöötajate suhtarv, siis me näeme, et põhimõtteliselt siin valitseb mingi seos. Ma olen kaugel sellest väitmaks, et need kaks on selle seose ainukesed osapooled ja ma olen kaugel selleks, et väitmast, et just nimelt need kaks muutat omavahel sõltuvuses või üks on ühe või teise põhjustajaks, aga selge on see, et on selgelt näha, et teadustöötajate arv on siis tegelikult korrelatsioonis tootlikkusega. Tootmise väärtusahel ehk selline klassikaline ütlus, mida ka Eesti Vabariigi president, veel viimaseid päevi ametis olev president on öelnud, et see, mis on toonud meid siia, ei vii meid enam edasi. Ja siin on ühe toote väärtusahel, algab siis kontseptsiooni loomisest ja lõpeb siis selle toote müügiga, siis vasakult paremale on siis tootmisahela etapid ja siis alt üles on siis see, et millises etapis siis kui palju lisandväärtust nagu luuakse, siis see protsess, mis meid siis 90ndate alguses nagu tõmbas käima, 90ndate keskel on siis see, et siis lääneriigid tõid meile siia, Skandinaaviast toodi meile siia tootmist, me saime oma majanduse käima, aga paraku on siis tootmisfaas või tootmistsükkel selles ahelas see, kus siis see lisandväärtuse loomine on siis suhteliselt madal. Ja selles väärtusahelas on siis ettevõttel siis võimalik enam teenida siis põhimõtteliselt kolme skeemi järgi, kas siis oma väärtusahelas oma kohta muutmata, ehk siis muutes oma protsessi efektiivsemaks, tõhusamaks, seal täiustades tootmist, muutes kohta väärtusahelas, võttes siis näiteks siis lisaks tootmisele ka mingit disaini või turunduskulusid juba turundustegevusi enda kanda, või siis tulles välja siis täielikult uue tootega, ehk siis luues siis täiesti uue väärtusahela. Kui põhimõtteliselt tundub seni, et siis on terve rida valdkondi, kus siis ettevõtetel on siis mõtet kas siis panustada teategevusse või siis nende teaasutustega koostööd teha, siis järgmine küsimus on, et kas ja miks peaks riik seda laadi tegevust nagu soodustama. Et vastata võib jällegi nagu kahte moodi, üks on tegelikult, et ei peaks, me võime öelda seda, et küll turg paneb asjad paika ja varem või hiljem loksuvad kõik asjad iseenesest sinna, kus nad peavad olema, et aga siin me võime jälle enda käest küsida, et kas see on siis nagu see, mida me siis nagu tahame, et sellest loosungist 15 aastaga Euroopa 5 rikkama riigi sekka oli ta vist, et selles kontekstis me sinna ei jõua. Ja põhimõtteliselt tegelikult on siin nüüd see, et kui me nüüd vaatame seda tabelit, kus on siis toodud välja siis riikide kogumajandusprodukt ja elaniku kohta ja siin on siis seda võrreldud omavahel ja võrdluse aluseks on siis Euroopa Liidu keskmine, siis see SKP elaniku kohta võiks siis näidata seda, et milline on siis ühe või teise riigi suhteline heaolu või siis kui suhteliselt heal järjel üks või teine riik siis omadega on, siis nende siis toodud näidete põhjal siis jällegi Eesti ja meie head lähinaabrid on tabeli allotsas. Riigid, mis siis olid eelmistel graafikutel ülemises otsas, on tegelikult ülevalpool ka siin ja jällegi ma ei väida, et see seos on üks-ühene ja et see seos on ühe või teise kriteeriumi alusel põhjuslik, aga ikkagi tundub niimoodi, et kui ettevõtetes töötab rohkem teadlasi, kui nende ettevõtete tootlikkus on suurem, siis ka nende poolt loodav hüve on suurem ja lõppkokkuvõttes on siis meil kõigil parem elu.
Ja iseenesest ei ole ju tegelikult selle ettevõtluse ja teaduse ühisosa otsimises riigipoolses toetuses ka Eesti Vabariigis mitte midagi uut. Et seda tegevust on siis teinud meil siin erinevad asutused, kasutades siis selles erinevaid võimalusi, ettevõtluse arendamise sihtasutus ja tema poolt pakutavatest võimalustest on siis tõenäoliselt kõik kuulnud. Nüüd sellel perioodil ainukesena, mis siis ei toimi, on siis see kõige ülemine teadus- ja arendustegevuse projektide toetus, mis on siis nihkunud tegelikult nüüd siia allapoole, aga need osakud, millest oli meil juba täna põgusalt juttu, samamoodi siis, mis on siis suunatud siis individuaalprojektidele ja siis pigem suunatud siis sellise koostöö alustamiseks ja siis kaks tagumist toetusskeemi, siis klastrid tehnoloogia arenduskeskused on siis suunatud juba siis ulatuslikuma ja laiamahulisema koostöö suunas, kus partnereid on juba siis mitu. Samamoodi PRIA toetab siis oma valdkonnas, maaelu valdkonnas koostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel, samamoodi siis jällegi siis üksikprojekti tasandil ja siis samamoodi siis ka klastri tasandil ehk siis mitme asutuse omavahelist koostööd. Ja uue tegijana on siis sellele turule, mis puudutab siis seda toetuste jagamise skeemi selles valdkonnas sisenenud Eesti Teadusagentuur koos sihtasutusega Archimedes. Me siis haldame siis meedet, mis on siis rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerimise kasvu valdkondades, sellest ma nüüd natukene pikemalt natukene hiljem räägin. Ehk põhimõtteliselt riik on seda üritanud toetada, ettevõtluse ja teaduse ühisosa leidmist ja jääb seda tegema ka edaspidi. Nii, aga enne kui ma nüüd tutvustan põgusalt siis nüüd neid teadusagentuuri poolseid meetmeid, mida me teeme, siis 2 sõna Eesti Teadusagentuurist. Teadusagentuur on siis suhteliselt noor asutus, me oleme nüüd 4 aastat vanad ja me oleme siis loodud 2 teadust rahastava struktuuriüksuse baasil, Eesti Teadusfond ja Sihtasutus Archimedese Teaduskoostöö Keskus. Peakeskus või ütleme siis põhikontor paikneb meil siis Tartus, Soola tänavas, ehk siis rahvakeeli sellises hoones, mille nimi on Pläsku. Tallinnas Lauteri tänaval on meil siis väike kontor, kus siis osa inimesi meid töötab ja meil on siis Brüsselis on meil kontor, kus meil töötab siis 1 inimene, et siis olla siis kursis Euroopas toimuvaga. Mõned arvud, meid on siis umbes 65 inimest, meid töötab, meie aasta eelarve on siis umbes 22,5 miljonit, nendest siis riigieelarvest tuleb siis natukene üle poole, teistest vahenditest siis vastavalt siis vähem. Siinsamas see Euroopa Liidu tõukefondid, see ca 8 miljonit aastas, et see on nüüd siis sellest perioodist täiesti uued vahendid, mis siis Teadusagentuuril on kasutada. Ja kui seni on siis tuntud Teadusagentuuri, siis ütleme eelkõike siis klassikaliste uurimistoetuste väljaandmise poole pealt on siis personaalsed uurimistoetused, institutsionaalsed uurimistoetused, mis on siis tegelikult puhtalt teadust toetavad meetmed, alusteadust toetavad meetmed, kus ettevõtted ja koostöö ettevõtetega ei ole isegi mitte nõutav, vaid on puhas teaduslik uudishimu, siis nüüd loodetavasti on asjad natukene teistmoodi. Ja kuidas siis Eesti Teadusagentuur siis ühisosa otsinguid aitab ja kuidas me siis neid aitame ellu viia? Eesti Teadusagentuur on sihtasutus, mis siis tähendab riigi poolt loodud sihtasutus, mis tähendab seda, et me siiski ennekõike aitame ellu viia riiklikke poliitikaid. Aitame neid ka kujundada, aga põhimõtteliselt Eesti Teadusagentuur siis viib ellu siis riigi poolt planeeritud, kavandatud tegevusi. Ja ma olen selle jaganud siis põhimõtteliselt 3, need tegevuste plokid, 1 on siis inimestesse panustamine, ehk siis ütleme siis niimoodi, siis mitte otseselt ettevõtlust ja teadust sidustavad tegevused,
teine plokk on siis rahaline toetus ja kolmas plokk on siis nõustamise plokk. Ja nüüd nendest inimestest pigem on ta ikkagi selle ühisosa leidmisel on ta kaudne toetus ja see on siis ilmselt teadusagentuuri, ma ei julge öelda, kas kõige kuulsam tegevus, aga see on nüüd see, mille järgi siis teadusagentuuri tuntakse siis valdavalt positiivses võtmes, kui nüüd 2 slaidi tagasi, kus oli see, et me jagame teadusraha, siis seal oleme me pigem on meie kuvand on nagu see, et pigem on nagu negatiivne valgus, raha on alati vähe, raha ei jätku, siis see on nagu selgelt positiivne sõnum. Ja see on siis suunatud siis noortele kuni 12. klassis käivatele õpilastele ja ka eelkooliealistele lastele ja eesmärk on siis, et nad leiutaksid midagi. Et nad mõtleksid välja midagi, ehk mingid nende mõtted, mis peaksid aitama siis lahendada siis igapäevaelu probleeme ja elu paremaks muuta. Ja miks ma räägin selles kontekstis, et see on nüüd nagu ikkagi selline kaudne ettevõtluse teaduse omavaheline sidustamine on siis see, et igasuguste asjade läbimõtlemisel on vajalik süsteemsus, teatavat tüüpi metoodika ja mida vanemaks need lapsed saavad, seda rohkem ja põhjalikumalt nad oma asju läbi mõtlevad. Ehk nad harjuvad vaatama asjadele ka natukene siis teaduslikumast vaatevinklist. Natuke üle 600 leiutise on meil siis aastas nendel konkurssidel ja eelmisel aastal oli meil 750 ja kuna keegi nagunii ei jäta endale meelde täpseid veebiaadresse, siis sõber Google on väga tark ja ma olen siia nende erinevate plokkide lõppu valinud välja siis ütleme sellised märksõnad, mis siis peaksid kas esimese või hiljemalt teise viitena, Google ütleb, et suunab teid teadusagentuuri veebilehele, noored leiutajad on see märksõna, mis teid kohe siis suunab. Ja mõned näited, väga praktilised näited, siin see vasakpoolne on siis põhimõtteliselt on siis külmkapp ja külmkapis siis toidu realiseerimistähtaja indikaatorid. Ehk siis see nagu valgusfoori põhimõte, teete kapi lahti, vaatate, piimapakil on roheline tuluka peal, seda veel ei pea jooma, keefiripakil on kollane, see tuleks ära juua ja vorstid on juba punased, need on parem kas koerale anda või ära visata. Teine väga praktiline näide on siis see, et see on siis kas kark või jalutuskepp, millel on siis käepide on siis soojendusega, et siis sellel inimesel, kellel on niigi raske liikuda ja raske olla, et siis tal ei hakkaks käed külmetama. Selline suhteliselt lustlik näide. Ja kolmas selline näide veel, et siis on siis selline kelk, mis on võimalik siis tõmmata siis jope sisse, et kui laps läheb siis talvel, siis ei pea kelku kaasas kandma, aga tõmbab siit niimoodi sangast kelgu välja ja saab mäest rahulikult alla lasta. Et on sellised väga lustakad lahendused on olemas siin. Teaduse populariseerimine kuulub tegelikult täpselt samasse kategooriasse, et pigem on ta suunatud, ütleme, üldise teadlikkuse tõstmise peale, et siis tutvustada ja populariseerida siis teadlasi ja teadlaste nende saavutusi ja neid natukene selgemaks teha avalikkusele. Ja samamoodi, et noortest tuleb äratada siis huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu. Ja seda siis tehakse kahel kujul. Üks on siis projektikonkursi kujul, igal kevadel on siis projektikonkurss ja teine on, mille raames on siis võimalik neid tegevusi planeerida ja teine on siis see, et kui keegi on juba midagi ära teinud, siis on võimalik neid inimesi tunnustada. Ja teaduse populariseerimine on siis see viide, mis viib teid kohale. Tehnoloogiapakt, täiesti uus tegevus on siis selline
noh, ma ei tea, kas päris rahvuslikuks kokkuleppeks on seda võib-olla natukene palju nimetada, aga ta on siis põhimõtteliselt on siis tegemist koostööleppe siis erinevate osapoolte vahel ja ikkagi siis sellesama eesmärgiga, et siis ütleme, see teadus, tehnoloogia, inseneeria, et siis see valdkond meil ei hääbuks, vaid et ta pigem jätkuks ja areneks, ja samamoodi on ta nii hariduses kui avalikus sektoris, see on tegevused suunatud sellele, et see leiutiste ja tehnoloogiline vaim inimestes ei kaoks. Nii, nüüd siis 2 konkreetset näidet, kuidas siis on võimalik siis teadlasi kaasata ettevõttel juba, et nüüd me oleme siis juba konkreetsetes rahastusmudelites. Üks on siis see, kus on siis Mobilitas Pluss on selline programm ja Mobilitas Plussi raames on siis võimalik siis järeldoktorid, ehk siis see on siis nüüd selline noor inimene, kes on doktorikraadi äsja kätte saanud, on siis võimalik siis ta tuua Eestisse välisriigist tagasi ja kuni 2 aastat saab teda seal, ja see on avatud ka ettevõtetele, ka ettevõte võib siis endale selle järeldoktori tuua. Väike omafinantseering ja teine siis suhteliselt sarnane on siis tagasipöörduv teadlane, see on siis juba selline teadlane, kellel on doktorikraad käes, kellel on järeldoktor ka juba nagu ära tehtud ja siis on siis võimalik teda siis tuua ettevõttesse tööle, et siis saaks, ütleme, käivitada siis, ütleme, selle edasise koostöö. Rakendusuuringute toetamine, see on siis ilmselt kõige otsesemalt ja kõige vahetumalt siis ettevõtluse ja teadusasutuste koostööle suunatud meede, mida me haldame. Ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad, need on igal pool niivõrd läbi kõlanud, et need on siin ka olemas, et nendel ma pikemalt peatuma ei hakka. Aga et noh, lihtsalt kui ma vaatasin seda voldikut või jaotusmaterjali, mis oli lauale pandud, siis tegelikult oli ju niimoodi, et siis see tööstus oli ju, siin oli ju see keemiatööstus, toiduainetööstus oli väga suures määras oli see, mis kõik meile siia tegelikult selle kolmanda valdkonna alla nagu mahub. Ja ma nüüd kahe sõnaga räägin sellest, palju mul aega on, 5 minutit. Rakendusuuringute toetamine, et mida toetatakse ja keda toetatakse. Keda toetatakse ettevõtteid. Toetuse saajaks on ettevõte. See on üks tingimus ja teine tingimus on see, et ettevõte peab selle toetuse eest ostma ülikoolilt teenust sisse. Need on 2 põhilist olulist asja. Nende, täpsemalt mitte ülikoolidelt, vaid avalikelt teadus-arendusasutustelt ja nende ring on laiem kui ülikoolid. Ja see on sealt kohe viide, et sealt selle alumise viit alt leiate kõik selle info pärast üles. Meetme kogumaht 26,6 miljonit, ühe projekti maht on siis, algab 20 000, ehk siis algab sealt, kust lõpeb arendusosak, ja ühe projekti maht on siis kuni 2 miljonit, toetust on siis võimalik saada siis sõltuvalt siis projekti tüübist ja sõltuvalt ettevõtte suurusest siis 25–70%, toetuse või projekti kestvus on siis maksimaalselt 36 kuud, ja ütleme siis 2 olulist asja, mida peab siis nagu silmas pidama, on siis see, et sellel taotlusel peab siis loomulikult olema korralik teaduslik tase, ja teine pool, mis on siis vähemalt sama oluline, on siis see, et ettevõttel peab olema selge huvi selle vastu, ehk ettevõte peab ka selgelt ära näitama, mida ta pärast selle tulemusega nagu peale hakkab. Taotlemine toimub jooksvalt ja hindamine toimub siis põhimõtteliselt korra kuus, see hindamine toimub. Teine suur programm, mida me haldame, on RITA. RITA on 95% ulatuses suunatud avalikule sektorile ja riigi vajaduste rahuldamine selle teadus- ja arendustegevuse osas, aga väikene plokk sellest RITA-st on suunatud ka sellest, et taaskord ütleme siis tutvustada, populariseerida, teavitada nendest erinevatest koostöövõimalusest. Horisont 2020,
siin ma siis ilmselt jällegi see raamprogrammi tutvustamist ei vaja, lihtsalt, et siin on siis inimene, kes siis on Teadusagentuuris meil siis kõige pädevam vastama ennekõike ettevõtetele suunatud küsimustes. Ja lihtsalt siis veel korraks nüüd nagu peale, et mis on siis nagu nüüd need valdkonnad, kus me siis seda ühisosa aitame siis nagu otsida, need on kõik, mis on nagu läbi käinud, on siis jah, et esimene plokk oleks siis selline kaudne otsing, kaudne toetamine, ja siis ülejäänu on siis tegelikult nüüd teine plokk on siis juba konkreetne rahastamine, ja mis puudutab nüüd seda horisonti eelkõike, siis horisondis on siis meie roll on ennekõike siis nagu nõustamine, toetamine ja abistamine. Nii, aitäh!